Tere tulemast vaatama esiliiga 8. vooru kohtumist, kus siin Sportlandi areenal lähevad omavahel vastamisi Tallinna FC Flora U21 võistkond ja neile Tartust külla sõitnud Tartu Jätka Tammek U21 võistkond. Siin hümnisaatele on väljakule tuldud ja ka selline võistkonna tervitamine kohe-kohe tehtud. Viimased patsulöömised kohtunikega ja saamegi täna kohe sealt alustada. Keskkaitsepaar German Jürgenthal ja Gregor Türner ning paremkaitse koha paikab number 5 Louis-Henri Giider. Vaatame siit selle olukorra ära ja siit pannakse esimene sahisema ka ja see käis nüüd väga kiiresti. Rõivassepp selle värava autoriks on ja oleme siin vaevu saanud ära mängida pea 3 minutit, kui see värav seal nüüd sahisema pandi. Kindlasti mitte kaugelt heade mõtete linnast külla sõitud Tartu jaoks unistuste ja ideaalne algus. Aga sealt kohtumisest Tartu sai oma esimest sinad pähe, vaatame selle ära. Oi! No siin nüüd Rõivassepp näitab, mis selle mehe jalas on ja seal ei olnud saatnud mitte midagi teha. See pall pandi postist sisse ära ja keris. Ütleme nii, et siin oli vaata, et ideaalne positsioon, kus kohast seda väravat näha ja Rõivassepa jalg jäeti ikka liiga. Esiliiga tabel ka väga selline võrdne hetkeseisuga on. Siit nüüd tehakse korralikult tehnikat ja Rõivassepp saab oma kolmandat minna otsima tagasi keskele. Liiga lihtsalt, sealt pannakse kolmas ka teele ja ütleme nii, et asi läheb saunaks ära. Erik Paltser vajutab kolmanda ja see on ikkagi nüüd natukene, ma ei teagi, kas piinlik on õige sõna, aga liiga lihtsalt seal sai teha nii, et sellist järgmist käiku nii-öelda kinni panema ei jõuta, et kui palliga mängijale pressi minnakse tegema, siis palliga mängija tihti ikkagi tal vähemalt 1 või 2 söötu kuhugi kellelegi võimalik vabalt anda on, et nii on raske, pall nüüd kasti, 4 lähedal, 4 olemas, Rõivassepp saab siit oma kübara kätte ja ei ole mitte kuidagi täna see Tammeka mäng siin tundub, et Rõivassepp sealt nüüd, ei teagi, vaata, et võib-olla täna see lõpetatakse siit see asi sedasi ära, et saame esimese poole ja lõppenud. Palli tabamine pisut kehvasti ei saanud seda sellist keeret sinna pallile sisse, mis oleks värava peale keeranud ja lõppude lõpuks üle otsajoone ja sealt kingitakse, ütleme nii, et kandikul pandi ette ja seal nüüd oli lihtsalt vormistamise küsimus, et lehvitab seal ka, aga hetkel siin Tammeka pigem rongi alla jäänud on. Eensalu hakkab jälle vasakult ette võtma, sealt nüüd 1-1 teeb ära, löögikoht ka läheb madalalt sinna värava peale ja saame näha, mis sealt tuleb, et kõik eelnevad olid pigem sellised väravavahi peale tulevad, tuleb ka see ette tsooni, sealt otsist Kaarest, teine pall, sahtlilt ikka pall lahti ja sealt nüüd pannakse see pall väravasse ära, lippi tõuse ja see juba siis 6. tänasesse mängu siin, et võistkonna kapten number 44 Richard Priimann selle värava endale saab ja et lihtsalt palju maksev eksivus, et kui sealt selle palli tihti ära kaotad, siis kui selle palli sealt ära kaotad, siis tihti võidaks sind ära karistada. Siit nüüd löögikoht ka ja sealt läheb juba kõik sisse, et paneb sealt selle Nikita Kalmõkov selle palli väravasse ette posti ja ei ole Sahtel seal ka rahul, paneb veel värava postile tõtsu kirja, aga siin on värav. Eks me saame näha, mis siin muutuma hakkab, aga nüüd on esimene võimalus ka ja tundub, et tänases kohtumis ilmselt Kivila kõige suurem proovile paneks seni. Lukas sai palli siia nüüd vasakule anda ja Eensalul jällegi tegema läks need üleastetega, et vaatame ja Rõivassepp vajutab sealt nüüd veel latti ka, 5 ei olnud mehel üldse lähedal, aga siit tuleb Flora 8 ja see on vahetusest sekkunud Karl Tristan Lorenz, kes selle värava siit kätte saab ja nüüd see värav siit 71. minutisse. Ja nüüd jällegi täiesti vaba ja sealt pannakse juba 9. teele ja
Ütleme nii, et pahandus on majas, et siin tuleb veel lõpuni vastu pidada need 20 minutit, et ega ilmselt ei olnud ka suuremat põhjust edasi anda, et täna ikkagi pealinlaste paremus pandi selgelt maksma ja see mäng lõppes siin seisuga 9-0, aga